et tegelikult ju oli ka see Estonia mäetipu ekspeditsioon üks osa sellest EV100 juubelimatkadest ja kõik see alguse sai sellest, et Riigikantselei tegi Eesti Matkaliidule ettepaneku hakata vedama siis Eesti juubeli puhul, sünnipäeva puhul siis sellist matkasarja. Ja noh, me olime nõus ja meil õnnestus ka siis sinna sisse lülitada see Estonia ekspeditsioon ja mitmeid muid tegevusi. Et ekspeditsioon või see juubelimatkad kuulutati välja matkamessile ja siinkohal ma kohe tahan ka tänada Margus Mändmets, kas on siin? Ei ole veel tulnud, kes tegelikult on seda matkamessi üritust vedanud juba meil mitu aastat. Ja siis vastavalt kokkuleppele kuulutati siin välja ja tehti ka väljakutse, et kus siis osalejad ja tuntud isikud said omavahel võistelda rattavõistlusel, ratastega. Niimoodi sai see alguse. Ja põhikorraldajad siis olidki Riigikantselei EV100 korraldustoimkond, Eesti Matkaliit ja RMK. Et nende kanda oli siis juubelimatkade sari ja toetajateks olid siis Matkasport ja Palsnäkk, et nemad olid siis kaks põhitoetajad kogu sellele üritusele. Nüüd ma siinkohal tahan kohe ka tegelikult anda Annelile tänukirja, tegelikult oleks võib-olla pidanud andma Matkaspordile, aga ma annan sellepärast Annelile, et ta lisaks sellele oli ka, et Matkasport toetas seda kogu üritust, oli ka oma füüsiliselt ise kohal ja aitas kaasa nii abimatkajuhina kui ka mitmete teiste tegevustega. Anneli! Aitäh sulle abi eest. Et üks asi on anda raha, aga teine asi tulla ise ja füüsiliselt abiks olla, panna oma energiat ja aega. Nüüd igal ühel oli mingi oma roll, siis Riigikantselei poolt oli finantstoetus kahes osas, finantstoetus selle koordineerimise jaoks ja finantstoetus siis ka Estonia ekspeditsiooni jaoks, aga mitte täies ulatuses, et 1/3 toetus tuli siis riigi poolt, et ma tean, et meiesugused dinosaurused nutavad taga, et oi, nõukogude ajal oli hea, kõik maksti kinni, kõik sõidud, et näete, natuke toetatakse täna ka veel. Ja lisaks sellele oli nende poolt siis turundus. See turundus ei läinud päris nii, nagu me lootsime alguses, meil oli endal suurem õhin, aga sellegi poolest üht-teist sai tehtud. Kuid aita nüüd, palun, see link. Et võib-olla kõige suurem osa oli see, et EV100 kodulehel loodi eraldi sari, kus oligi juubelimatkad ja inimesed said sealt kaudu siis leida infot kõikide nende juubelimatkade kohta. Kui me olime alguses selle kohta suht pessimistlikud, et ega sealt kaudu palju inimesi ei tule, siis tegelikult mingil määral ikkagi tuli ja tuli veel tagant järgi ka, et mul endalgi näiteks Alutaguse matkaklubisse tulid inimesed tagant järgi, et nad otsisid, mida üldse pakuti, just leidsid infot sealt EV100-lt. Ja suurim asi, mida me saime, oli see, et tehti siis 8 sellist sarja TV3-s eraldi. Oligi 7 juubelimatkad ja siis erinevates Eesti otsades erinevad juubelimatkade pakkujad ja matkakorraldajad tutvustasid siis erinevaid matku. See oli vast üks suuremaid selliseid turundusargumente või selliseid, mida me arvame, et mis oli kõige kasulikum meile Eesti Matkaliidule, sest pärast seda ma olen palju kuulnud, et paljud ju tegelikult polegi Eestis kuulnud Eesti Matkaliidust. Ma selle aasta jooksul olen avastanud, kui suletud ring me oleme tegelikult olnud ja kui vähe meist teatakse. Mina arvasin küll, et terve Eesti teab Matkaliidust kõike,
aga tuli välja, et keegi praktiliselt ei tea. Mulle tundub, et me ei saa seda käima. Et las ta olla siis, et põhimõtteliselt on võimalik seda ka praegu järelvaatamist teha ja just Riigikantseleist Kristo ma ütleski, et tema üllatus on ka see, et siiamaani veel aeg-ajalt vaadatakse järgi neid. Nii. Hästi keeruline, et ma ei näe ise ekraani, ma ei näe, mis mulle parajasti. Ärme enam, lähme esitlusega edasi. Matkade läbiviijad, kõige rohkem olid siis matkajate läbiviijate seas just Eesti Matkaliidu liikmeid ja matku pakuti tõesti hästi erinevates matkaliikides, alustasime veega, jalgsi, ratastega, fatbikeidega, räätsadega ja iga kuu oli kuulutatud 2 matkaliigi kuuks, kus me püüdsime siis kõik matkateenuse pakkujad pakkuda just selles matkaliigis. Natukene pakkusime teistes ka, sest igale inimesele ei pruugi see konkreetne matkaliit sobida. Ja väljaspoolt matkaliitu oli siis 3 teenuse pakkujad, keda me kaasasime, ülejäänud me suutsime ise ära katta. Oih, mina ootan muudkui, millal pannakse. Ja lisaks siis äriettevõtetele olid 4 klubi, kes siis pakkusid samamoodi matku ja nemad on siis ka kõik Eesti Matkaliidu liikmed. Aga lisaks sellele toimusid meil EV100 raames erinevad Eesti meistrivõistlused ja no, Eesti meistrivõistlused mägironimises toimus see aasta jälle Kohtla-Nõmmel, et siinkohas tahan ma väga tänada kogu seda seltskonda, sest mägironimise Eesti meistrivõistlused on toimunud järjepidevalt juba mitmeid ja mitmeid aastaid. Ja see ongi niimoodi, et inimesed panustavad sellesse korralduseni oma energiat ja aega vabast tahtest. Alati see korraldatakse siis ühiskondlikel alustel ja ma tahan siinkohas tänada selle aasta korraldajaid Meelis Luukast ja Lauri. Üksi oled või? Võta siis tema oma ka. Veel kord surun, eks. Ja, et väga huvitav oli. Edasi nüüd, kuna ma ütlesin, et mägironimisvõistlused on toimunud kogu aeg väga hästi ja just tänu meeste enda initsiatiivile ja panustamisele, aga üle mitme aasta, ma arvan, et vist üle 10 aasta, et me ei suutnudki praegu täpselt kiiresti välja uurida, millal viimane oli, toimusid see aasta siis Eesti meistrivõistlused jalgsimatkatehnikas ja jalgsimatkatehnika võistluse ettevalmistaja peakohtunik ja rajameister, siis, kes panustas oma aega ja energiat, palun siis Kelly, ma tahan tänada sind. Ei ole ka juba väga pikka aega toimunud võistluseid jalgrattamatkatehnikas ja see aasta õnnestus meil ka teha ära võistlused jalgrattamatkatehnikas. Kahjuks minul endal ei olnud ühtegi pilti võistlusest, siin on siis, kui autasustati. Et need on küll valed inimesed, aga samast klubist, sellepärast nad ongi seljaga, et teise koha saavutanud olid ise juba ära sõitnud. Ja jalgrattamatkatehnika võistlustesse panustas kõige rohkem siis Tõnis Puss, kahjuks ma tean, jah, teda täna siin ei ole, aga suureks abiks oli ka selle ettevalmistamisel, läbimõtlemisel Meelis Maidla. Aitäh sulle. Ja teate, mis eriti rõõmu teeb, et meil õnnestus ära moosida Üllar Põllu ja me tegime ära ka noorte ja laste meistrivõistlused, aga Üllar ütles, et tead, see ei ole reaalne, mitte keegi mitte midagi ei oska. Ma ütlesin, teeme siis laagri sellele ette. Ja me tegime esimene päev lastele siis vabariikliku matkaõppelaagri ja järgmine päev oli võistlus.
ja Üllarit kahjuks ka siin täna ei ole, et suur tänu siis Üllarile, kes panustas selle laste matkalaagri ja võistluste läbiviimisesse. Teeme ikka aplausi. Ma oleks tegelikult väga tahtnud näidata seda videot, mis on lastel tehtud siin sellest võistlusest, aga me nägime juba selle eelmise klipiga, et see on praktiliselt võimatu, et me mingil hetkel paneme selle Eesti Matkaliidu kodulehele üles, neil on lihtsalt seal 3 klippi, on see õppelaagri osa, on võistlusosa ja üks osa on veel lõpetamata neil, nad ütlesid, enne nad ei anna meile üles panna. Et siis me saame üles panna, saate sealt vaadata. Ja igal juhul kõikide laste ja noorte otsused, järgmine aasta võistleme veel. Ja mis siis veel EV100 juubelimatkade raames toimus RMK suur ühismatka, mille eestvedaja oli loomulikult RMK, aga Eesti Matkaliidul oli au olla seal partneriks. Sellest räägib lähemalt kohe järgmine esitlus, siis tuleb Andre poolt, aga et ma siis ei jookseks edasi-tagasi. Andre, suur tänu meie kaasamises. Aitäh! Nii, Andre on üks minu lemmikuid RMK töötajaid. Jah, ja siis samamoodi toimus ka Estonia ekspeditsioon selle raames. Ja sellega veel see ei lõppe, sest aasta kestab veel 1,5 kuud, natuke vähem kui 1,5 kuu ja nädal, et EV100 juubelimatkade sari lõpeb sellel aastal 26. detsembril üle-eestiliste jõulumatkadega. Kõik matkakorraldajad on oodatud sinna jõulumatka läbi viima ja seda rahastab riik. Et olete oodatud läbi viima või siis seal osalema. Aitäh teile!